Jeesus elab. Ta on üles tõusnud ja ta elab. Ta on kõige erilisem ja kõige säravam isik universumis. Ta on püha, ta on armastav, ta on rõõmus, ta juubeldab, ta on isa paremal käel, ta on võitja Kristus. Ta on tal, kes oli tapetud ja kes on võitja. Me oleme siiani koguduse koolitundides vaadelnud Jeesuse põlvnemist, tema maailma tuleku ettekuulutusi, tema sündi ja meil on olnud ka siin õpetajad abiliseks, õpetaja Arne Hiob ja pastor Joosep Tammo Pärnust. Ja me oleme vaadelnud Jeesuse nagu elu algust. Tema sünd oli eriline ja kõik tema elu on ainulaadne. Terves universumis ei ole olemas kedagi sellist, kes oleks Jeesuse sarnane. Sellepärast ka pühakiri mitmel pool ütleb, et kes on sinu sarnane. Ei ole kedagi, kes oleks Jeesuse sarnane. Ja nii hea on, et me sellel aastal pühendume Jeesusele, oma päästjale, kuningate kuningale, Jumala pojale. Enne kui ma tänase teema juurde tulen, täna on meil Jeesuse õpetus ja imeteod selliseks teemaks õhtul. Ja ma igaks juhuks juba hoiatan ette, et see võib olla natukene pikem õhtu, et me oleme selle võtnud, et Jumala sõna juures olla. Ma vaatan, kuidas ma hakkama saan selle materjaliga, mida on üsna palju. Aga ennem kui ma selle teema juurde tulen, siis ma pean märkima seda, et Jeesuse õpetus ja imeteod kuuluvad täielikult kokku. Nad kuuluvad täielikult kokku. Neid ei saa vaadata üksteisest lahus ja nad on nagu uksehinged. Iga uks, mida me kasutame, seal on muidugi 4 nagu seda või 2 hinge, üks on alumine ja teine ülemine hing, aga hingel, uksehingel peab olema 2 poolt. Üks uksehinge pool on see, mis on kinnitatud ukse piida külge. Seal piida küljes hoiab ja teine hinge pool on siis ukse küljes ja nad lähevad niimoodi kokku. Eks ole, ja sealt pannakse veel mingi polt läbi või kuidas need uksehinged on tehtud. Nii et kui siin on ukse piid, siis uks hakkab niimoodi liikuma selle piida peal. Piida küljes oleva hinge küljes. Ja seal on 2 hinge. Nad on lahutamatult seotud. Et kui piida küljes ei oleks hinge, siis uks on liipas-lääpas seal lahti. Ja ta on seal ees võib olla. Ja samamoodi, kui on ainult hing ukse küljes, ukse piida küljes ja ust ei ole, siis sealt puhub tuul läbi. Ja ma võrdleksin õpetust selle hingega, mis on ukse piida küljes. Ja Jeesuse imeteod on see hing, mis on ukse küljes. Õpetus annab imedele õigustuse. Ukse küljes olev hing on imeteod, nagu ütlesin juba, ja ukse piida küljes olevad hinged on nagu õpetus. Imeteod annavad õpetusele kinnituse, aga õpetus annab imedele õigustuse. Ja imed vastupidi jälle kinnitavad õpetust, nii et nad on lahutamatult seotud. Ja nüüd Jeesuse õpetus ja imeteod käivad evangeeliumis käsi käes. Neid ei saa lahutada. Seal, kus Jeesus õpetab, me näeme, ta ka tervendab ja ilmutab isa au imetegude ja tunnustähtedega. Ning seal, kus on teinekord selline olukord, et Jeesus teeb kohe ime, selle järel ta ka õpetab. Nii et kui ta teeb ime, siis ta õpetab, kui ta õpetab, teeb ime ja see käib läbi evangeeliumi käsi käes. Ta lisab alati vajalikke juhiseid ja õpetusi, mida vajavad ka tema järgijad, või oli see suunatud ainult abi saanutele. Näiteks kui Jeesus ajas kurjad vaimud välja, siis sellele mehele, kellest ta kurjad vaimud välja ajas, ta ütles, mine koju, räägi oma lähedastele, mis suuri asju on issand sulle teinud.
Ja kui Jairuse tütar oli surnust üles äratatud, siis ta ütleb tema vanematele ja lähedastele, et andke talle süüa ja ta õpetab neid, annab juhiseid. Jeesus ise ütles Luuka evangeeliumi 7. peatükis 35. salmis, ja ometi annavad tarkusele õiguse selle enda lapsed. Ja Matteuse evangeeliumis on see veel paremini välja toodud. Evangelist Matteus ütleb ta enda teod. Lapsed on nagu kujundlikult võrdpildina, Jeesus kasutab lapsi, lapsed sünnivad. Ja Matteus ütleb selle mõtte, et need on teod. Meie teod sünnivad. Et kui Jeesus õpetab, siis seda tema õpetuse õigsust kinnitab ime, Jumala ime. Ja enne kui me asume meie issanda Jeesuse Kristuse kallist õpetust kirjeldama, ma loen ühe lõigu tema mäejutlusest. See on Matteuse evangeeliumis ja see peaks olema ka slaididel näha. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, salmid 13-17. Jeesus ütleb siin nõnda: teie olete maa sool, aga kui sool läheb läägeks, millega saab siis teha seda soolaseks? Ei see kõlba enam millekski muuks, kui visata inimeste jalgade tallata. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda märkamatuks linn, mis on mäe otsas, ega süüdata ka lampi ja panda vaka alla, vaid lambi jalale, nii et selle valgus paistab kõigile majas olijatele. Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Aamen. Mis teeb Jeesuse õpetuse eriliseks? Me vaatame nagu mitut punkti. Mis teeb Jeesuse õpetuse eriliseks? Milline oli Jeesus õpetajana? Milliseid õppemeetode ta kasutas või millistel teemadel ta õpetas? Kuidas jaotusid teemad Jeesuse õpetuses? Millised olid tema õpetuse eripärad kõigis 4 evangeeliumis? Me vaatleme ka Jeesuse tähendamissõnu evangeeliumides ja siis tänase koguduse kooli teises pooles me räägime Jeesuse imetegudest. Aga võtame siis selle esimese poole, Jeesuse õpetus. Mis teeb Jeesuse õpetuse eriliseks? Esiteks, Jeesuse õpetusel on jumalik tarkus, autoriteet ja vägi. Jeesuse õpetuse tegi eriliseks tema jumalik meelevald ja vägi, mis tema õpetuses avaldus. Seda märgati, seda kogeti ja tunti. Ja Jeesus ise ütles, et tema õpetus ei ole temast endast, vaid isalt. Johannese evangeeliumi 8. peatükis, salmides 28-29 me loeme Jeesuse ütluse, ta ütleb: kui te inimese poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina olen see ja et ma ei tee midagi iseenesest. Mitmel pool Jeesus rõhutab seda, ma ei tee midagi iseenesest. Ja ta jätkab: vaid ma räägin nõnda, nagu isa mind on õpetanud. Nii nagu isa Jeesust õpetas, seda ta andis ka inimestele edasi. Ja ta jätkab, ta ütleb: ja minuga on tema, kes minu on saatnud. Ta ei ole mind üksi jätnud, kuna ma teen alati seda, mis talle meeldib. Jeesus teeb alati seda, mis isale meeldib. Ja Jeesus õpetab alati seda, mis isale meeldib. Ja see, kui ta räägib seda, mis isale meeldib, siis see annab ka selle väe ja autoriteedi ja meelevalla igale Jeesuse sõnale. Teiseks, Jeesuse õpetus, see teeb eriliseks see, et see oli praktiline ja rakendatav. Kõik õpetused, mida me õpime, ei ole praktilised ja rakendatavad. Me oleme ka Nõukogude koolis õppinud ja seal oli väga palju sellist kuiva teooriat, mida me pidime raamatute kaupa või lehekülgede kaupa kusagilt lugema, õppima. Aga Jeesuse õpetus oli alati selline, et seda sai rakendada ja seda saab ka praegu rakendada. See on seesama eile, täna, igavesti, nii nagu Jeesus oma isikus, nii on ka tema õpetus rakendatav. See ei olnud kuiv teooria, see ei olnud läbi nämmutatud tsitaatide kogum ega auditooriumi loeng, vaid sõna sai lihaks ja elas meie keskel.
Jeesus ütles seaduse tundjatele, kes olid kuulanud tema tähendamissõna halastajast samaarlasest, mine ja tee nõnda samuti. Mine ja tee nõnda samuti. Ta rääkis selle tähendamissõna, et kui keegi on tee äärde maha löödud, läbi pekstud ja on paljas ja muhke täis ja kui sa tast mööda lähed, siis sa oled nagu see leviit ja see preester, aga kui sa jääd seisatama ja lähed vaatad, et kas tal hing on sees ja tõstad ta oma Mercedes-Benzi või oma Toyotasse, tänapäeval on meie eeslid, autod, ja võtad kellegi tee äärest peale või helistad kiirabi või osutad tal abi, siis sa oledki see halastaja samaarlane. Ja kui Jeesus küsis sellelt seadusetundjalt, et kes siis oli see ligimene, ja siis see seadusetundja ütles, et see, kes ta peale halastas. Ja Jeesus ütleb selle peale, et mine ja tee nõnda samuti. Pane see praktikasse. Kui sa näed kedagi, kes on tee ääres, kes on maha löödud, maha murtud, osuta talle abi. Kolmandaks, Jeesuse õpetus on ajatu, samas ka aegumatu ja hävimatu. Jeesuse õpetusest on tuntum mäejutlus, õndsaks kuulutamised ja need eetilised põhimõtted on ajatud, nad on igavesed. Neid on peetud lääne ühiskonna alustaladeks, moraali ja eetika aluseks. Aga Jeesuse õpetus kõnetab inimesi mitte ainult kõigil aegadel, vaid see ületab ka kogu meie aegruumi. Ja vaat seda on meil nagu raske mõista, et Jeesuse õpetus on üle meie aegruumi. Jeesus ise ütles selle kohta nii. Loen Markuse evangeeliumi 13. peatüki 31. salmi. See on teil ka slaidil, aga me ei ole seda välja kirjutanud, aga saate seda kuulda ja üles märkida. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Tähendab, Jeesus ütleb, et kogu see meie aegruum, see võib lennata vastu taevast või vastu universumi, me ei tea kuidas. Peetrus ütleb, et see maailm laguneb tules. Need tuumamagmad ja kõik see maa tuuma sees olev tuli, eks ole, mis mägede tippudest vulkaanina välja purskab. Selles meie maailm tegelikult hävibki, Piibel ütleb. Meie maailm ei hävi enam veeuputuses. Jumal on tõotanud seda Noale, et veeuputuses me enam ei hävi. Aga kogu see maailm, kui Jumal ükskord selle maailma hävitab, on viimne kohus ja Jumal teeb uue taeva ja uue maa. Jumalal on uus plaan ja siis ta selle vana lammutab ära. Kui vana maja on lagunenud, siis ta tuleb ehitusplatsilt ära koristada. Tänapäeval tuleb teha lammutusprojekt isegi. Aga Piiblis me näeme seda lammutusprojekti, et see maailm läheb oma lõpusuunas ja ühel hetkel Jumal kõik selle koob või kuidagi tõmbab kokku selle maailma. Aga Jeesuse sõnad ei hävi. Meie mõtleme, et kui ka Piibel ära hävitatakse, et ju siis seda Jumala sõna enam olemas pole. On küll. See on olemas, see on taevas, see on Jumala juures. Nii nagu psalm 119 ka seda ütleb, et sinu sõna püsib igavesti sinu juures taevas. Neljandaks, Jeesuse õpetuse teeb eriliseks see, et see haarab kogu loodut. See haarab kogu loodut. Jeesuse õpetus mõjub kõigile hästi. Me mõtleme ainult nagu inimesest või inimese tasandil, aga kui lugeda näiteks Piiblit ja eriti Jeesuse kas või mäejutlust või osasid Jeesuse õpetusest lilledele ja toataimedele, neid katseid on ka tehtud, siis pange tähele, mis juhtub. See ergastab taimi, nad ajavad ennast sirgu, nad reageerivad oma Jumala, oma looja, Jumala poja Jeesuse sõnale. Sama on ka loomadega. Hirmunud hobused rahunevad, kui nad kuulevad, et Jeesus neid armastab. See on ka minu elus isiklikult läbi proovitud. Pidin kunagi ühte hobusetalli, ühte hobust minema rahustama, kes oli ratsaturistide poolt ära hirmutatud, ära piitsutatud.
Nii vahest juhtub ka nende turismi hobusetallidega, kus käivad lääne turistid ja selle pealt saab palju raha teenida, aga hobused teinekord kannatavad ja seal oli üks hobune, kes oli nii ära hirmutatud ja läksin sinna hobuseste koplisse ja seal olid täkud ja need täkud tormasid mulle peale ja ma ajasin selle täkud sealt eemale ja see mära oli nii hirmunud, tal lausa ihunahk värises hirmust. Ja kui ma ütlesin talle, et Jeesus armastab sind ja ära karda. Kes on öelnud ära karda? Jeesus. Ja rääkisin neid Jeesuse sõnu talle, siis see hobune rahunes täielikult maha. Ja ma sain temaga ratsutada, ta oli väga taltsas, ta oli väga hea hobune. Läti mära, mul on ta nimi ka veel meeles. Elfa. Läti mära Elfa. Aga et hirmunud loomad, kui nad kuulevad Jumala sõna, see teeb kuidagi neil olemise heaks. Rahu tuleb. Kiriku ajaloost me teame, et Assisi Franciscus jutlustas metsas huntidele ja need rahunesid ja kuulasid Kristuse sõna. Ja Jeesus ütles pärast oma ülestõusmist oma apostlitele ja jüngritele, me ei tohi seda salmi nagu kunagi ära unustada. See on väga oluline salm, Markuse evangeeliumi 16. peatükk, 15. salm. Ja Jeesus ütleb seal, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Kogu loodule. See on väga akuutne ka praegu, kus räägitakse igasugustest, ma ei tea, mis rohepööretest ja kõigest, et me vajame meeleparandust, mitte rohepööret. Me vajame pöördumist Jeesuse Kristuse evangeeliumi poole ja kui see evangeelium mõjutab meie elu, muudab meie elu, siis muutuvad ka, nagu ütlesin, linnud, loomad, lilled, taimed. See mõjutab kõike. Me elame pattu langenud maailmas, siin on patu tõttu on needus, me teeme tööd, me higistame, täna kajasime lund, meestel olid seljad higist märjad siin kirikuhoovis ja me näeme vaeva. Aga selle pattu langenud maailma keskel me näeme ka, et Jumal kuidagi õnnistab, vabastab, toob tervenemise, toob abi ja tema sõna puhastab meid ja puhastab ka meid ümbritsevat, puhastab meie loomi, meie lähedasi, kõike, kogu loodut. Ja see on lootus maailmale, mitte rohepööre. Mitte rohepööre. Et see rohepööre on valeõpetus. See on valeõpetus. Et hoiatan kõiki kristlasi, kes on sellega läinud kaasa, sellepärast, et Jumala sõna ütleb selgelt, et see maailm, see kogu loodu, millest ka Jeesus ütleb, see on loodud elamiseks. Et me elaksime, et me kannaksime vilja. Ja ma ei ütle seda, et me teinekord me raiskame ja käime materjalidega hooletult ümber. Ma ei ütle seda. Kindlasti on kohti, kus me saame nagu kokku hoida ja nagu mõistlikult majandada. Aga see, et lõpetame karjakasvatuse ära ja paneme kõik laudad kinni, ma ei tea, lõpetame kõik selle normaalse elu ära, et see ei ole õige. See on ebanormaalne. See on Jumala vaenulik ja tegelikult kokkuvõttes ka inimvaenulik õpetus. Sest Jumal on loonud selle maa, et inimene siin elaks ja naudiks seda maailma, nii nagu Jumal on ta loonud. Ja kui on kõrvale kalded, siis tegelikult ainus vastus on evangeelium. Minu ämm on väga tark inimene, pastor Ülo Niinemägi abikaasa Signe. Ja alles hiljaaegu oli meil vestlus, ma ei tea, kuskil olime peredega koos ja siis ta tõi just selle mõtte välja, et vanasti, kui olid külmad talved või oli pikk sula, ei tulnud lund ja maa oli must, pikka aega ei olnud midagi, või olid ikaldused. Võtame kas või siin viimase suurema näljahäda, mis oli Eestis 19. sajandi lõpupoole või teises pooles, 1860. aastad olid sellised viimased tõsised näljahädad Eestis, kus paljud pered surid nälga. Ja siis, mis inimesed ütlesid?
ilm on hukas. See on Jumala karistus. Me peame meelt parandama. Aga nüüd tänapäeval, kui kusagil mingid jäämäed Arktikas ära sulavad, rohepööre. Paneme kõik loomalaudad kinni ja lõpetame karjakasvatuse ära ja lõpetame metsamajandamise ära ja et las metsad mädanevad. No see läheb täiesti segaseks. See on üks segane värk. Ja siin on see sõnum Jeesuse õpetuses. Minge ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Vaat seda on vaja, mitte rohepööret. Evangeeliumi on vaja, et inimesed pääseksid oma patupimedusest. Ja siis lõpevad ka siuksed lollid teooriad ära selle maailma kohta. 5. Jeesus, ma nimetan lollid, ma ütlen sõna otseses mõttes lollid teooriad. Mõni mõtleb, et kuidas sa sellist sõna kasutad, aga tõesti on lollid, rumalad. Ja 5, mis teeb hästi eriliseks Jeesuse õpetuse, on see, et tema õpetuses on alati päästev, tervendav ja puhastav mõju. Ma täna tõin ka selle näite, et möödunud nädalal helises mul telefon ja täiesti võõras inimene, keda mina isiklikult ei tundnud, ta helistas mulle, et ma ikka tahan endalt kohe elu võtta ja ma olen nii endast väljas ja pastor, kas sa kohe tuleksid ja sõidaksid siia ja ma vajan, et sa palvetaksid mu pärast. Ja ma ütlesin talle, et ma ei sõida kuhugi. Mina ei sõida praegu kuhugi. Mine, vaata, sul on seal riiul. Ja on. Vaata, kas sul on seal Uus Testament ja psalmid. Ja on. No nii, võta lahti. Ja siis juhendasin teda telefoni teel. Võta see kirjakoht. Loe siit Jumala sõna. Loe siit, mis Jeesus ütleb. Loe siit, mis Paulus ütleb. Ja niimoodi üle poole tunni, kuskil 40 minutit, me lugesime Jumala sõna. Mina lugesin ühel pool telefoni ja siis nii-öelda enesetapja, kes oli võtnud omal igasugused rahusteid ja üritanud endalt elu võtta. Ja selge see katkise hingega inimene, elanud ka prostituudina, selline väga-väga keeruline, raske elu taust. Ja ta oli purjus. See, et kui ta luges. Ma ütlesin, sa oled joonud? Jah, olen, ja keel pehme. Nii, aga loeme seda Jumala sõna 40 minutit. Ja mis siis juhtus? Kui me olime juba piiblit mingi aeg lugenud, äkki ütleb, et kuule, mul on palju parem. Kurjad mõtted on äkki ära läinud. Ja siis läks veel aega natuke edasi, vaatame, et kuule, juba kaine. Ei olegi nagu purjus. Rääkisin, oli inimene nii segane ja siis äkki rahu. Ja millest see siis tuleb? See tuleb sellest, mida Jeesus ütleb oma jüngritele. Ta ütleb Johannese evangeeliumi 15. peatükis 3. salmis. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mis ma teile olen rääkinud. Tähendab see sõna, kogu Jumala sõna, aga eriti ka see sõna, mida Jeesus räägib evangeeliumis, see mõjub igale inimhingele tervendavalt, päästvalt, puhastavalt. Halleluuja. Tänu Jeesus. Jumala sõnas on vägi. Jeesuse sõnas on vägi. Ütleme üheskoos selle välja, kõik, kes me siin oleme ja kui sa oled kodus ka kuulamas, ütleme praegu usus selle välja, et Jeesus, sinu sõnas on vägi. Jeesus, sinu sõnas on vägi. Jeesus, sinu sõna puhastab mind. Ütleme seda üheskoos. Jeesus, sinu sõna puhastab mind. Aamen. Halleluuja. Kokkuvõttes me näeme neid asjaolusid või neid võiks veel välja tuua, aga need 5 ma tõin välja, mis teevad Jeesuse õpetuse eriliseks. Aga kokkuvõttes me näeme, et Jeesuse õpetuses on kõik paigas. Jeesuse õpetuses on kõik paigas. Mida see tähendab? See tähendab seda, et sealt ei saa midagi ära jätta ega ka juurde panna. Kui me võtame maailma eetika kuldreegli, siis on ju sõnastatud Jeesuse Kristuse poolt ja see on olnud muutmata aastatuhandeid, ikka see sama, igal ajal kehtiv ja toimiv, ajatu, üldinimlik, geniaalne oma lihtsuses. Tee teisele seda,
mida sa tahad, et teised sulle teeksid. Matteuse evangeeliumis 7. peatükis 12. salmis on see Jeesuse sõnastuses nõnda. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. See ongi seadus ja prohvetid. See Torah vehavnevim. See on Toora ja see on prohvetid. Luuka evangeeliumis on sama mõte veidi teises sõnastuses. Luuka evangeeliumi 6. peatükk 31. salm. Jeesus ütleb, ja nii nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. Järgmine punkt, järgmine slaid. Me vaatame, milline oli Jeesus õpetajana. Mida evangeeliumid selle kohta meile tunnistavad? Esiteks, me näeme seda, et Jeesus tegutses ja toimis ja õpetas juudi rabi viisil. See tähendas seda, et ta alustas oma avalikku tegevust umbes sel ajal, kui ka juudi rabid võisid hakata õpilasi koguma. On öeldud, et Jeesus oli oma avalikku tegevust alustades umbes 30-aastane. Ta võis olla 33, 34. Et kusagil me ei näe seda täpset arvu, et oli 33, kui Jeesus suri ristil, aga ta võis olla selline 30-aastane noor mees. Ta kutsus ise ja valis oma õpilased, jüngrid, ja nende jüngrite hulgas ta valis välja parimad oma apostlid, nagu ka Yeshivas. Yeshiva on siis selline juudi pühakirja õppimise kool. Ta ei ole nagu selles mõttes nagu meie kool, aga ta on see, et on rabid ja rabi ümber on poisid, nad väiksed poisid, suuremad poisid, noormehed, ja nad õpivad seal Toorat, Jumala sõna. Ja nii nagu siis seal Yeshivas, sellises Toora õpperühmas või Toora õppimise koolis on rohkem õpilasi, nii oli Jeesusel ka rohkem jüngreid, on nimetatud 70, aga ilmselt oli neid veel rohkem. Aga siis nende hulgast Jeesus valis 12 apostlit, et oleks arvuline ja vaimulik kooskõla 12 Iisraeli suguharuga, sest just uues taevases Jeruusalemmas, kui te loete ilmutusraamatut, on aluskivide ja väravate arv 12. Aluskivid 12, väravad 12. 12 apostlit, 12 Iisraeli suguharu. Nii et sellel pidi olema kooskõla. Jeesus oli vahel oma jüngritega range, kuid armastav. Ja peab ütlema seda, et headus, heldus, aga samal ajal ka rangus ja distsipliin on olnud kõikide selliste autoriteetsete õpetajate selline tunnusjoon. Kui ma mõtlen oma kooliajale, siis ikkagi mul meenuvad õpetajatest need, kes olid ranged, distsiplineeritud, aga õiglased, heatahtlikud ja kui vaja, olid ka helded. See heldus ja rangus peab olema tasakaalus. Et väga paljud õpetajad, neil on see käest ära, et kas nad on siis väga helded ja kogu aeg head, siis klass ei kuula neid, õpilased ei pane tähelegi, neid sõidetakse üle, nad ei suuda ennast kehtestada, või siis on teine, et õpetaja on nii range, et terve kool on hirmu all. Aga seal peab olema tasakaal ja see tasakaal on see, mis me näeme Jeesuse Kristuse isikus. Siin antakse välja õpetaja Lauri preemiat ja kevadest tuntud õpetaja Laur on selline Eesti haridusmaastikul ja Eesti haridusajaloos nagu selline hea ja õiglase, samas ka sellise piisavalt range õpetaja ideaal. Aga Jeesus on õpetajate õpetaja. Paneme seda tähele ja siit on seda näha evangeeliumidest ka. Kui Peetrus hakkas seal mingit oma teooriat ajama, siis Jeesus ütles, ole vait vastupanija. Sa tuled minu selja taha, sa pead mind järgima, sa pead minu sõna kuulama. Ahrai, minu järgi, minu järele. Sinu asi ei ole rabi õpetada. Nii et teatud hetkedel Jeesus väga rangelt pani ka Peetruse paika. Sest Peetrus oli
oli väga kärsitu ja ka väga andekas ja väga tubli ja väga jõuline mees. Ega seda jüngrite kampa, kui ma nii võin nimetada, seda meeste kampa, ega seda ei olnud kerge ohjata. Et Jeesus oli rabina nagu seda asja väga selgelt hoidmas, ohjamas. Heas mõttes ohjamas. Ja jüngrid kuuletusid talle, ta oli vaieldamata autoriteet õpetajana. Teiseks, Jeesus rääkis nii, et ta ei kasutanud konspekti. Mul on täna pandud konspekt, et ma oma jutuga ei läheks kuidagi kaugustesse ära, et ma püsiks kuidagi joone peal. Et sellest on minu jaoks nagu abi. Aga Jeesus õpetas nii, et tal ei olnud mitte mingisugust konspekti, tal oli kõik peas, südames, kõik need asjad läksid suuliselt ja ka õpilased ei kirjutanud midagi üles. Mitte üheski tunnis ei kirjutatud mitte midagi. See on nagu meile harjumatu, me oleme harjunud, et kogu aeg on mingid konspektilehed või siis isegi iPad või igale poole me midagi kirjutame, notebookid, märkmikud, kogu aeg paneme midagi kuhugi kirja. Aga Jeesuse eluajal mitte midagi ei kirjutatud, mitte midagi. Tõsi, pühakirja ja toorarullid ja neid kirjutati, mis oli kirjas, aga seda, mis kusagil õppetunnis räägiti, see tuli kõik meelde jätta. See tuli kõik siin peaajus meelde jätta. Nüüd see juutlik mnemotehnika ja mälutehnika ja meeldejäämise õpetused on endiselt maailma rahvaste kallis varaks. Jeesus õpetas oma jüngreid suuliselt, nagu ütlesime, ta ei kasutanud konspekti, kõik kuulasid. Ja nüüd ühelt poolt see rääkimine, et keegi räägib ja keegi kuulab ja jätab meelde. See oligi tolle aja õpetamises väga olulisel kohal. Ja Matteuse evangeeliumis me näeme ka neid võtteid, mida Jeesus kasutas. Need olid kordused, näiteks kui me loeme õndsaks kiitmisi, Matteuse evangeeliumi 5. peatükis, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. Õndsad on need, kes on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on need, ashrei, heebrea keeles on ashrei, õndsad. Siis see kordus, see fraas tegelikult aitab meelde jätta. Ja suulises pärimuses Jeesus kasutas ka tähendamissõnu, lugusid elust. Ka need tähendamissõnad ja võrdpildid aitasid õpetust meelde jätta. Ka vaatlused, näiteks Jeesus ütles, et vaadake linde, vaadake lilli. Ta õpetas nagu vaatama, enda ümber vaatlema ja need vaatlused ka jäid meelde. Et Jeesus kasutas väga palju selliseid praktilisi võtteid, et kõik võiks hästi meelde jääda. Ja kolmandaks, Jeesus oli erakordsete oraatorlike võimetega õpetaja. On selge, et ükski inimene ei ole õpetanud nii, nagu õpetas Jeesus. Me ei suudaks Jeesust kuidagi järgi teha. Ta oli õpetajana geniaalne ja tema tarkus oli selline, et mitte miski pole sellega võrreldav. Ja samal ajal sellest sai aru väike laps, vaene kerjus, rikas tölner, sõjaväelasest ohvitser, garnisoni ülem, juudi õpetlane, kirjatundja, patune naine, vaga variser, lootusetult haige surija, nõdrameelne ja tark, nii põllumees kui kalamees. Kõik said aru sellest, mida Jeesus neile rääkis. See peab olema väga geniaalne. Psalmist ütleb psalmis 119, 130, kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust. Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust. Kui sageli me kuuleme ja loeme sõnu, mis mitte kunagi, mitte kellegi jaoks ei avane. Lihtsalt ei avane. Või on täiesti sisutühjad sõnad. Aga Jeesus avas Jumala sõna sellisel viisil, et kõik said sellest aru.
Neljandaks, Jeesus oli võimeline õpetama väga pikalt, 3 päeva järjest, me loeme evangeeliumist. No inimesed pidi olema väga kannatlikud ka, et kuulata, aga järelikult seal oli ka mida kuulata. Vahest ma olen vaadanud, et mõne jutluse või kui keegi räägib, midagi seletab, siis nagu vägisi tuleb tukk peale. Ma olen küll mõnes tunnis niimoodi magama jäänud või loengus, vägisi ka vaimulikus seminaris või kus meile õpetati mõnes aines, kuidagi vägisi tuli tukk peale. Ja mõnes teises tunnis oli nii, et kuulad ja vaatad, et appi, juba tund läbi või. Selline tunne, nagu oleks 5 minutit ainult kuulanud. Aga vaat seal on see, et kui see kuidagi see tarkus ja see Jumala vägi ja võidmine on selle kuidagi selle õppe peal või selle jutluse peal, sa võid kuulata 4 tundi ka ühte jutlust ja sa tahad veel ja sa tahad veel. Ja mõni on niimoodi, et 10 minutit on rääkinud, vaatad kella, et kuule, et millal ta juba lõpetab. Jeesus aita tal ruttu see jutlus kokku võtta, sest ta jutlustab inimesed surnuks. Et kuiv, keegi ei taha kuulata. Ja vaat Jeesus rääkis pikalt, aga inimesed kuulasid. Ta õpetas nii, nagu see, kellel oli meelevald. Ja muidugi Jeesuse õpetuses oli teemasid, millest kõik ei saanud aru. Ma nimetasin ennem, et Jeesus oli võimeline rääkima nii, et kõik said aru. Aga olid sellised teemad, mis olid väga rasked, nagu näiteks ka surnute üles tõusmine, sest see kogemus puudus jüngritel. Nad ei saanud sellest aru, et miks Messia peab kannatama. Nad ootasid, et tema tuleb just paneb kõik korda, lõpetab selle roomlaste okupatsiooni ära Iisraelis ja paneb asjad korda. Ja tema räägib mingitest kannatustest. Nii et tema õpetuses oli teemasid, mis olid nagu arusaamatud või kuidagi raskesti mõistetavad. Ja need asjad, mida Jeesus õpetas, osad asjad pidid olema sellised, mis avanevad hiljem. Ja kuulajal tekkis see, ahaa, ta seda mõtles, aga need asjad jäid nagu meelde ja siis, kui need sündmused jõudsid kätte, siis nad said aru, Jeesus sellest ju rääkiski. ja see oli ka juba nagu selles õppeprogrammis sisse programmeeritud, et tõepoolest ongi asjad, millest siis, kui sa räägid, õpilane kohe aru ei saa. Ja ta ei peagi saama. Aga sa räägid neid ikkagi ja kordad neid ikkagi ja püüad ikkagi need meelde jätta. Ja siis, kui selle inimese elus tuleb see olukord, siis ta saab aru, ahaa, vanem pastor Siim Teekel rääkis seda ju. See oli 2 aastat tagasi, kui me olime seal kusagil seal koguduse seal altari ruumis ja palvetas ja ta ütles mulle seda. Ja siis ma ei saanud sellest aru. Ja nüüd ma saan kõik aru, mida pastor Siim mulle rääkis. Et me kogeme ju seda ka oma enda vaimulikus elus sageli. Et me ei ole oma võib-olla selles isiksuse arenguses, oma elukogemuses seal maal, et õpetus on õige, aga me ei saa kõigest aru. Me ei suuda ennast kuidagi asetada selle õpetuse sisse. Ja Jeesuse õpetuses olid ka need samad teemad. Kui Jeesus tõusis surnust üles, siis nende jüngrite silmad läksid lahti, siis nad said aru. Ahaa, see oli see, millest ta meile rääkis ja mida ta meile kogu aeg korrutas. 5. Jeesus kasutas väga palju aktiivõppemeetoode. Tänapäeval on see ju selline, ma ütleks, et standard kõikides ülikoolides ja koolitustes ja täiendkoolitustes aktiivõpe. Ja see tähendab seda, et on aktiivne arutelu, ei ole nii, et keegi ainult õpetab niimoodi nagu praegu siin, see ei ole tegelikult, see on kaugel ideaalist. Hea on see, et muidugi te kuulate, te kodus kuulate ja siin saalis kuulate, aga meie koroonapiirangud ja kõik tegelikult tõid selle sisse, kui meil oli vanasti siin kõrval piiblikool, siis me kasutasime ikka, et väikegruppides tegime arutelu ja et inimesed saaks nagu aktiivselt kaasa rääkida ja et see tegelikult on praegu puudus koroona ajal, et on see hajutatuse nõue ja me ei saa niimoodi lähestiku koos olla. Aga töö väikegruppides, vaatlused, õppekäigud, ka töö varjuks olemine, need on kõik sellised levinud õppevormid tänapäeval. Ja Jeesuse jüngritel oli siis imeline võimalus olla Jeesuse töö varjuks ligi 3,5 aastat. Jeesus võttis oma jüngrid kaasa igale poole, kus ta käis, läks Kaana pulma koos oma jüngritega. Jüngrid nägid, kuidas suurtesse anumatesse kallati vesi
ja nad nägid ka seda, et tuli peokorraldaja ja võttis siis sealt mingi kulbi või anumaga ja maitseb, et kui hea vein, kui hea vein. Oot, tavaliselt tehakse nii, et alguses antakse hea vein ja siis pärast lahjem. Aga sa oled teinud vastupidi, ütleb peokorraldaja. Ütleb, et sa oled teinud nii, et andsid alguses lahjat veini ja nüüd oled sa selle kõige parema veini meile veel valmis pannud. Et nüüd alles läheb pidu lahti. Ja Johannes on seal kõrval ja näeb seda. Ja need jüngrid on seal ja nad on Jeesuse töövarjud. Nad ei tee veel neid imesid, nad ei palveta veel, nendel ei ole veel võib-olla veel sellist usku, aga koos Jeesusega käies nad saavad selle usu, nad saavad selle Jumala tundmise, nad saavad selle armastuse, mis oli Jeesusel. Sa pead käima tema järel, olema tema töövarjuks. Jeesus õpetas jüngreid märkama ka neid ümbritsevat elu ja Jumala loodud maailma nähtusi. Ja ma ütleks, meiega on täpselt see sama. Kui me kristlastena oleme kuulekad pühale vaimule, saab Jumal meid kasutada ka otse kui Jeesuse töövarjuna. Me saame liikuda vaimus koos Jeesusega nendesse paikadesse, kuhu tema läheb. Me saame õpetada neid, keda tema õpetab. Me saame tervendada neid, keda tema tahab tervendada. Me saame koos päästepalve või Jumala tundmisele, Jumala lapseks juhatada neid, kes peavad saama päästetud. Millistel teemadel Jeesus õpetas? Järgmine slaid. Kõigepealt mäejutlus. Mäejutlus, mida me loeme Matteuse evangeeliumi 5. ja 7. peatükist, tähendab siis 2 peatükki, 5. kuni 7. peatükk on mäejutlus ja Luuka evangeeliumi 6. peatükk, salmid 17-49 on ja oli Jeesuse õpetuse põhiprogramm. Mul on siin slaidil selline märge, et Menahem versus Siinai. See tähendab seda, et mäejutlus on tegelikult vaadeldav läbi Siinai mäe kogemuse, kus Jumal andis Moosesele 10 käsku ja kõik selle käsuseaduse, mille järgi pidi Iisraeli rahvas elama palju sajandeid. Ja juudi õpetlased on leidnud, et on selline seos, et sõna sinaa tähendab vihka. Vihka pattu, nagu sellises ümberkantud tähenduses. Aga kui Jeesus räägib mäejutluses, siis ta on otse kui Menahem. Ta on nagu uus Mooses, kes annab armastuse käsu, aga ta muidugi ka teravdab seda Mooses antud käsku. Ta ütleb, et kui mees, ta ütleb, teie olete kuulnud või teil on õpetatud, et sa ei tohi abielu rikkuda. See oli Moosese seaduses. Aga siis ta ütleb, et aga kui sa vaatad juba naise peale teda himustades, siis sa oled oma südames temaga juba abielu rikkunud. Nii et Jeesus nagu teatud asju teeb nagu rangemaks, aga samal ajal ta toob selle armastuse käsu. Ta ütleb, et armasta oma ligimest nagu iseennast ja armasta Jumalat kõigest oma südamest, kõigest oma meelest. Ta toob selle armastuse mõtte ja ta tegelikult on otse kui lohutaja, Menahem. Ta toob sellise uue perspektiivi Jumala seadusesse. Ta ei tühista seda, ta täiendab seda, ta süvendab seda. Teiseks, Jeesus seadis vaimulikule elule alati väga kõrged eesmärgid. Kolmandaks, juba ütlesin, Jeesus tõlgendas ja teravdas toorat uudsel viisil. Toorat, see tähendab siis Moosesele antud käsuseadust. Neljandaks, Jeesus õpetas tingimusteta ligimise armastust. Kui me vaatame mäejutlust, ta ütleb, et mis sellest, kui sa armastad Martinit või Ülo või Raiti või Ivo või Helarit nad on kõik siin meie koguduse liikmed, sõbrad, aga armasta oma vaenlast. Armasta oma vaenlast. Et Jeesus esitab sellise tõsise väljakutse. Ta ütleb, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest. Ta ütleb, mis kasu te sellest saate, kui te neid armastate, kes ka teid armastavad. See ei nõua ju midagi erilist.
Viiendaks, Jeesus õpetas elutarkusi ja ususaladusi tähendamissõnadega. Jeesuse õpetus oli alati enesekohane. Ta ju Johannese evangeeliumis ütleb, ma olen hea karjane, ma olen uks, ma olen eluleib, ma olen tee, tõde ja elu, ma olen viinapuu, ma olen maailma valgus. Ta õpetab iseendast ja räägib endast otse kui Jumalast. See on muidugi väga eriline, et Jeesuse õpetus on enesekohane. Ja need enesekohased teemad on tema õpetuses. Ja temaatiliselt on muidugi Jeesuse õpetus moraalselt käskiv, hoiatav, julgustav, motiveeriv. Oma jüngreid käskis Jeesus üksteist armastada nii, et nad oleksid valmis surema üksteise eest. Patust naist Jeesus hoiatas, et ta ei teeks enam pattu. Sakkeust julgustas ja tunnustas Jeesus. Ta ütles, et täna on sellele kojale tulnud õnnistus, sest ka tema on Taaveti poeg. Rooma väepealiku usku Jeesus tunnustas ja kiitis, et ühelgi juudil ei ole ta näinud sellist usku. Järgmine slaid. Kuidas jaotusid teemad Jeesuse õpetuses? Siin on ka üks selline skeem teile antud ja me näeme seda, et evangeeliumide järgi kõige suurem osa, 717 salmi puudutavad vaimulikku elu. Ja võib öelda ka, et suurem osa nendest on tähendamissõnad. Küll on seal tähendamissõna külvajast ja mitmesuguseid tähendamissõnu, ka see halastaja samaarlase lugu ja nii edasi. Need on päris palju. Ta õpetab vaimuliku elu printsiipe. Siis 323 salmi, see on siis see roheline või tumeroheline ala, puudutab Jeesuse õpetus viimset kohut ja lõpuaegu. Me näeme, et see on päris suur osa. Ja meie elame lõpuaegades, meil tasub lugeda, mida Jeesus on õpetanud. Seda on päris palju, see on päris mahukas osa Jeesuse õpetusest. Ja seejärel 198 salmi Uue Testamendi evangeeliumidest, 198 salmis, see on siis see tumesinine ala ja tumehall ala. Jeesus räägib patust. Kui kohutav on patt, aga et on võimalik ka saada andeks, kui me tunnistame, kui me alandame ennast. Et väga oluline osa. Ja 123 salmi, see on siis selles kollases alas, räägib Jeesus oma õpetuses Jumala riigist, Jumala riigi seadused. Et see on kuningriik. Ja seejärel siis arvuliselt järgmisel kohal on raha ja varandus. 52 salmis Uues Testamendis õpetab Jeesus raha kasutamisest ja varanduse kasutamisest. Ja kuidas suhtuda sellesse üldse. Ta ütleb, et külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Tuli tema juurde pärandi küsimustega, et kuidas pärandit jagada, inimesed olid tülis. Jeesus, ole meile Saalomon, ütle, mis me tegema peame, et vend jagaks minuga pärandi. Jeesus ütleb, et külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja seejärel 34 salmi Uues Testamendis, see on seal üleval roosas alas, väga kitsas ala, seal räägib Jeesus oma surmast ja ülestõusmisest. 28 salmis räägib Jeesus abielust ja perekonnast, see on see valge siil selles graafikus või selles kujundlikus graafikas ja siis 25 salmis Jeesus räägib oma jumalikkusest, et kes ta on. Just see tema enesekohane õpetus, millest oli juttu. Nüüd järgmine slaid. Vaatame Jeesuse õpetuse eripärasid
evangeeliumides. Tahaksime jõuda ka imetegude juurde, aga oleme veel õpetuses. Mis on siis need eripärad? Need eripärad on täiesti olemas ja need eripärad väljenduvad selles, kuidas siis 4 evangelisti, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, kuidas nemad siis Jeesuse isikut ja õpetust näevad. Ja laias laastus või niimoodi suurelt üldistades, niimoodi võib üldistada, sellepärast et need rõhuasetused on evangeeliumidest ka näha. Me näeme seda, et Matteus näeb taevariiki, Markus näeb Kristuse kannatust, Luukas näeb kadunud inimesi ja Johannes näeb päästvat usku. See on väga huvitav. Igal ühel on mingi nagu oma selline lähenemine ja need lähenemised on kõik väga vajalikud. Nad täiendavad üksteist. Mõni küsib, et miks oli vaja 4 evangeeliumi. Aga siit me näeme ära, et need on väga olulised. Need on väga olulised, sest need nagu katavad kogu nagu meie inimelu vajadused. Me vajame teada, et mis on meie eesmärk. See on taevariik. Usu eesmärk on hingede õndsus, sõbrad. Ja mille läbi? Kristuse kannatuse läbi. Et Jeesus on meie ees surnud. Ja ka selle läbi, et ka meie, nii nagu Jumal näeb kadunud inimesi, peame ka meie nägema enda kõrval kadunud inimesi, õnnetuid inimesi, patuseid. Ja me peame nägema päästvat usku, nii nagu Johannes seda nägi. Halleluuja, halleluuja, tänu Jeesus. Ja nüüd, nii nagu need 4 evangeeliumi pakuvad Jeesusest veidi, võib-olla sellise erinurga alt pildi, puudutab see ka õpetuslikke rõhuasetusi. Matteuse evangeelium on nimetatud näiteks vahel ka taevariigi evangeeliumiks, sest mitte üheski teises evangeeliumis ei õpeta Jeesus nii palju taevariigist kui Matteus. Samuti on Matteuse evangeeliumis Jeesuse õpetuses küllaltki selgelt ja eraldi seisva plokina välja toodud mäejutluse peatükk. Markuse evangeeliumi on peetud õpetuslikult jõuliseks nagu lõvi, nagu ka siin on meil Oleviste kiriku kantslil kõik 4 evangelisti. On Luukas, tere Luukas, on minule kõige lähemal. Luukast on kujutatud härjana ja seal kohe järgmine on lõvi, Markus. Otse selle kantsli all, kus me kuuleme Jumala sõna igal pühapäeval, on evangelist Markus. See on kannatuse ja passiooni lugu. See on väga kirglik. Kui te loete Markuse evangeeliumis, on kirglik evangeelium. Evangelist Luukas jällegi näeb kadunuid, patused inimesi Jeesuse juurde tulemas. Mitte üheski teises evangeeliumis ei ole neid 3 suurt tähendamissõna kadunud. Kadunud poeg, kadunud lammas, kadunud trahmiraha. Luuka fookus on kogu kadunud. Keegi on kadunud. Ta tuleb tuua Jeesuse juurde. Tema pärast tuleb palvetada. Talle tuleb rääkida Jumalast. Ja Johannes evangeelium, mis on kõige hilisem evangeelium, see peaks olema siis seal meie põhjalöövis, sellel Oleviste koguduse kantslil. See on täiesti teiselaadiline, täiesti algupärane tunnistus Jeesusest. See on usu ja armastuse evangeelium. Mitte üheski teises evangeeliumis ei ole nii palju räägitud isast, taevasest isast, armastusest, usust, mis võib päästa. Need eripärad tulenevad erinevatest allikatest. Ka selle kohta on üks slaid, mida siis evangeeliumid koostamisel kasutasid. Ja 2019. aastal, kui meil oli koguduse kool ja me vaatasime kõiki neid piibliraamatuid, siis see slaid on sealt pärit. Piibel läbi rongi akna oli selle 2019. aasta koguduse kooli teema. Me vaatasime kõiki piibliraamatuid siis läbi selle hooaja. Ja siin on nüüd näha, et see lilla või tume lilla ala, violettne ala on siis see ala, mis oli 3 evangelistil, Markusel, Matteusel nagu ühine. Aga me näeme, et siin on ka väga palju erinevaid materjale. Ja Markusel ja Matteusel on
nagu väga palju sarnast ühist, aga samal ajal ka Luukasel ja Markusel on ainult 1% ühist materjali, täiesti ühist materjali ja mis ainult nende evangeeliumides on ja Markuses ja Matteuses on sarnast materjali ainult rohkem, 10%. Et Markuse evangeeliumi peetakse siis kõige algupärasemaks, et Matteus ja Luukas said osa materjali temalt, neil oli selline kolmiktraditsioon, aga ka Luukasel on 35% tema evangeeliumist on täiesti unikaalne, mida ei ole mitte üheski teises evangeeliumis. Nii et need eripärad Jeesuse õpetusest tulevadki sellest, et Markus sai oma põhiinfo apostel Peetruse kaudu. Peetrus jagas talle seda edasi. Luukas sai oma põhiinfo tegelikult apostel Pauluse kaudu, sest ta oli apostel Pauluse reisikaaslane, nagu me oleme lugenud. Ja Matteusel oli siis ainsana synoptikutest nagu isiklik kogemus Jeesusega, sest ta oli Jeesuse apostel. Arvatakse, et ta oli seesama Leevi, Tölner Matteus, kelle Jeesus kutsus oma 9 apostliks. Ja need erinevused lihtsalt tulevad sealt, et üks sai info ühe käest, teine sai info teise käest ja niimoodi see siis pandi kokku. Lähme edasi. Vaatame viimase slaidina Jeesuse õpetusest tema tähendamissõnu. Või siis selle eelmise allikate kohta ma ütleks siis, vabandust, paneme korraks tagasi, ma ütleks veel seda, et mõned inimesed ütlevad, et olid erinevad need pildid, et kas siis oli tõene. Loomulikult oli tõene, sest need evangeeliumid on ju tunnistused. Nad on tunnistused Jeesusest. Ja kohtuekspertiisis, kui võetakse tunnistusi näiteks, et mõni inimene näeb mingit sündmust või on pealtnägijana ja siis on veel keegi teine pealtnägija, siis ongi need on erinevad. Et üks pealtnägija näeb kurjategija, et kurjategijal oli näiteks, ma toon lihtsalt kriminalistikast, et kurjategijal oli sinine jope. Aga teine pealtnägija, kes on tunnistaja, tema ei mäleta üldse, et tal oli sinine jope. Ta mäletab seda, et tal oli must müts. Ja siis kolmas tunnistaja mäletab, et tal olid botased jalas. Ja ma lihtsalt toon piltlikult selle, et tegelikult nähti ühte sama isikut, aga need tunnistused ongi vahest erinevad ja need täiendavad üksteist. Ja sama on ka evangeeliumiga, et need tunnistused Jeesusest täiendavad üksteist. Nad tervikuna, võiks öelda siis tervikuna esindavad algupärast Jeesuse õpetust ja need erinevused on peamiselt siis kas sõnastuses või teatud sündmuste detailides, et üks mäletas ühte detaili ja teine mäletas teist detaili. Aga iga evangelist näeb Jeesust erineva nurga alt. Nii et see oli nagu see mõte. Aga nüüd siis viimane slaid ja vaatame tähendamissõnu. Jeesuse tähendamissõnade kohta me võime öelda seda, et kõige rohkem tähendamissõnad erinevad või võiks öelda siis, et on erinevad tähendamissõnad Matteuse ja Luuka evangeeliumis. Ja me näeme ka seda, et millises evangeeliumis on kõige rohkem tähendamissõnu. Vaieldamatult Luuka evangeelium lööb siin pika puuga 28 tähendamissõna. Tema järel on Matteuse evangeelium 23 tähendamissõnaga ja Markuse evangeelium, see on põhiliselt Kristuse kannatuslugu pika sissejuhatusega, nagu on ka vahest öeldud, on 9 tähendamissõna. Ja sellel tabelil apostel Johannes on jäetud nullipoisiks. Sellega ei saa päris nõus olla. Seda ei saa päris puhta kullana võtta. Ma pean seda natuke kommenteerima. See tähendamissõnade tabel on tegelikult küllaltki autoriteetse piibli tõlkeorganisatsiooni või piibli väljaandja on siis New International Version, mis on siis tänapäeval üks levinumad ingliskeelseid piiblitõlkeid. Ja selle New International Versioni all on siis välja antud ka selline The Quick Bible Study või siis kiirõppe või piibliõppe programm ja see on sealt, ma kasutasin seda võrdumit või seda pilti. Aga see pilt on selles mõttes ekslik, et kui me natukene Johannese evangeeliumi loeme, siis me ju näeme seda,
et Johannesele on liiga tehtud. Johannesele on liiga tehtud. Johannes ei ole tähendamissõnade mõistes absoluutselt nullipoiss. Ta on võib-olla Markusega võrdne või veidi rohkem. Ja ma seletan ka miks. Ühelt poolt Jeesus ei räägi tõesti Johannese evangeeliumis selliseid lugusid, nagu on Markuses, Matteuses ja Markuses. Tal ei ole seal selliseid pikkasid lugusid. Aga teiselt poolt on Johannese evangeeliumis toodud ohtralt Jeesuse poolt räägitud võrdumeid ühelt poolt napimas sõnastuses. Näiteks Jeesus võrdleb Jumala riigi tööd last ootava ja sünnitava naisega. Johannese 16:21. Ja siis Johannese 12:24 ta võrdleb vaimuliku vilja kandmist nisu iva suremisega. Meie küsimus on, et kas need siis pole võrdumid või need pole tähendamissõnad? Loomulikult on. Nüüd teiselt poolt, kui me hakkame põhjalikult süvenema Johannese toodud Jeesuse tähendamissõnadesse, siis hoolikal vaatlemisel me märkame kohe, et Johannes on mitmete tähendamissõnade kaudu toonud sisse mitte ainult teistsuguse narratiivi, mitte teistsuguse jutustuse, vaid ka täiesti teistsuguse vaatenurga. Ma toon siinkohal näite, mis minu meelest seda teistsugust narratiivi ja vaatenurka esindab. Johannese evangeeliumi 10. peatükis õpetab Jeesus endast kui heast karjasest. Ta kasutab selleks tähendamissõna lamba kasvatusest. See võrdpilt on üsna pikk, üldsegi mitte lühike, peaaegu terve peatükk. Jeesus räägib ja selgitab, kuidas lambaid tarasse aetakse, kuidas lambad kuulevad karjase häält, kuidas lammas käitub ja kuidas käitub karjane lamba karja ajades, ta läheb selle karja ees. Ja siis evangelist tunnistab sealt samas, kui teil on piiblid lahti kodus, Johannese evangeeliumi 10. peatükk 6. salm, mida ütleb apostel? Ta ütleb selle võrdumi, selle tähendamissõna. Ja nüüd me vaatame, et Johannesel 0, kuidas? Kui apostel Johannes ise ütleb, et Jeesus räägib tähendamissõna Johannese evangeeliumis ja nüüd mingid targad teoloogid äkki ütlevad, et Johannese evangeeliumis polegi tähendamissõnu. See on vale. Kahjuks on see vale, see ei pea paika, faktikontroll. Meie tänane siin Päevaleht ja Delfi teevad faktikontrolli, aga me teeme ka faktikontrolli või tegime siis koos teiega ja ma näitan teile, et faktikontroll näitab, et Johannese evangeeliumis on tähendamissõnad. Et kui evangelistis ütleb, et selle võrdumi Jeesus ütles neile, nemad aga ei saanud aru, mis see on, mis ta neile rääkis. Ja siin on kasutatud sõna parapoimia, kreeka keeles parapoimia, mis tõlkes tähendab allegooria, kujundlik ütlus, võrdpilt, metafoor, sümboolne väljendus, tähendamissõna. Ja teine näide, mis veel kord lükkab ümber selle Johannese nullipoisiks olemise tarkade teoloogide poolt. Ei, need skeemid on kõik omal kohal, aga vahest me nagu inimestena jätame kahe silma vahele, mis piiblis tegelikult kirjas on. Ja sellepärast ma ütlen ausalt, et kommentaarid on head. Kui siin on kuulamas mõni teoloogia üliõpilane või, siis ma julgustan, loe piibli kommentaare ja uuri ja vaata, mis on piibli kohta kirjutatud, aga ära unusta kunagi seda ära, et sa loe ise piiblit ja vaata, mis piiblis kirjas on, mida piibli tekst ütleb ja siis sa oled nagu õigel teel, sest ka kommentaatorid eksivad, ka kõige targemad teoloogid eksivad. Ja sellepärast me peame alati Jumala sõna läbi katsuma, ise vaatama, mis siin kirjas on ja kontrollima seda. Ja Johannese evangeeliumi 15. peatükis räägib Jeesus viinamäest, viinamäe istandusest, kus töötab aednik, kes lõikab ja puhastab oksi. Ka see on tegelikult tähendamissõna. See on võrdpilt, kus Jeesus räägib küll otseselt endast, ta ütleb, mina olen viinapuu ja teie olete oksad, minu isa on aednik. Ta räägib tegelikult puhtalt Iisraelis olevast viinamarja istandusest. Seega Johannes väljendab oma evangeeliumi teisiti, ta väljendab Jeesuse õpetust teisiti, kui seda teevad synoptilised evangeeliumid.
Aga mis nüüd on see, et Johannes fokusseerib Jeesuse õpetuses esikohale suhte taevase isaga, armastuse ja usu. Ja Johannese evangeelium ongi konkurentsitult isa evangeelium, usu ja armastuse evangeelium. Ja nagu ma ka varem ütlesin, mitte üheski teises evangeeliumis ei räägi Jeesus nii palju oma taevasest isast kui Johannese evangeeliumis. Ja nüüd, kuna ka Johannes oli armastuse apostel, kes oli alati Jeesusele hästi lähedal, isegi pühal õhtusööma ajal, kui Juudas tõusis ja läks, et Jeesust reeta, siis Johannes oli tema rinnanaal seal püha õhtusööma ajal. Ja selle tõttu ta nägi ka Jeesuse reaktsioone ja kõik Jeesusega seonduv, kaasa arvatud tema õpetus, imeteod, on esitatud Johannese evangeeliumis sügavalt läbi isikliku, läbi elatu prisma. Sügavalt läbi isikliku ja läbi elatu prisma. Nüüd Jeesus imeteod. Õpetusest võiks veel ka pikalt rääkida, aga lähme edasi, meie aeg piirab meid. Aga ma usun, et see, mis ma olen kuidagi püüdnud tutvustada teile Jeesuse õpetusest, et see on mingisugusegi pildi andnud või natukene sellist lisateavet või arusaamist, kes ise tahab rohkem edasi uurida või on ka kinnitanud sind, kui sa oled ise oma piibli uurimises nii kaugele jõudnud või kaugemal. Aga lähme imetegude juurde. Nagu ütlesin tänase koguduse kooli alguses, et imeteod ja õpetus kuuluvad kokku nagu uksehinged. Õpetus on see hing, mis on ukse piida küljes ja imed on uks, kui sa teed selle lahti, sealt tuleb õhk, sealt tuleb valgus ja inimesed vajavad Jumala ligiolu, Jumala väge kogeda. Me vajame tõtt, et me teaksime, et mis on õige. Aga sellest on vähe. Me vajame ka jõudu, mis teeb selle ukse lahti ja meie ellu tuleb värskus, meie ellu tuleb armastus. Me kohtume kellegagi, me saame ise minna välja oma ruumist. Nii et see ukse hinge pilt on nagu väga hea pilt, mis sümboliseerib või kirjeldab õpetuse ja imede nagu sellist lahutamatut seost. Nad kuuluvad kokku. Ja imed moodustavad evangeeliumidest üpris suure osa. On pakutud, et ligi 1/3 on Jeesus imeteod, 37 imetegu evangeeliumides ja 24 nendest on seotud tervenemise imedega. Ja need jutlustajad, kes on vahest öelnud seda, et Jeesuse tervenemisest evangeeliumid räägivad, on mahult veerand, ligi veerand räägivad ainult tervendamistest, see on õige. See info on õige. Me leiame ligi 40 imetegu. Neid on püütud kokku lugeda, on saadud 38 juhtumit, aga kui lisada, et Jeesus tervendas suuri rahvahulki, Matteuse 12, salmid 15-21, Markuse evangeeliumi 3. peatükk, salmid 7-12, Luuka evangeelium 6. peatükk, salmid 17-19, me näeme, et ta tervendas ka pimeda ja jalutu templis, Matteuse 21-14, ja tegelikkuses oli Jeesuse imesid sadades, kui mitte tuhandetes. Küsimus on nüüd selles, et me evangeeliumidest leiame ainult need üksikjuhtumid, üksikkeissid on evangeeliumides, aga tegelikult Jeesus tegi palju rohkem. Soome teoloog Risto Sandala on andnud välja võrratu raamatu Kristus uues testamendis rabiinliku kirjanduse valgel. See on välja antud 1997. aastal tollases Logose kirjastuses. Kui kellelgi on võimalik selline raamat saada eesti keeles, siis muretsege või tähendab siis soetage, parem sõna on soetage endale see sõna, see raamat. Ja siin on väga hästi välja toodud ka Jeesuse imede ja õpetuse kohta. Ja Risto Sandal ütleb siin nii, tsitaadi algus. Kõige rohkem langevad synoptilised evangeeliumid Matteus, Markus ja Luuka evangeelium kokku Jeesuse imede kirjeldamisel.
On huvitav tähele panna, et 13 Jeesuse imetegu esitatakse 3 või 4 evangeeliumis, 8 imetegu 2, 6 ainult Johanneses ja 5 ainult Luuka evangeeliumis. Matteus ja Markuse evangeeliumis ei ole ainustki imetegu, mida teistes ei esine. Johannes ja Luuka iseseisev tööviis ilmnevad selgesti ka Jeesuse kõnede puhul. Tsitaadi lõpp. Kuidas jaotuvad Jeesuse imeteod? Järgmine slaid või on samas. Need imeteod, see on sama slaid. Need imeteod jaotuvad 4. Tervendamisimed, jäta meelde. Tervendamisimed, neid on kõige rohkem. 24. Seejärel on kurjade vaimude väljaajamised, mida on ka päris palju. Ma ei ole kokku lugenud, aga ma arvan, et kümneid kordi, kus Jeesus ajab kurjad vaimud välja. 3. surnute ülesäratamised. Laatsaruse ülesäratamine, Nainil linnas lesknaise poja ülesäratamine, Jairuse tütre ülesäratamine, mitu, neid on ka seal mitu. Ja 4. ime on imed loodusjõudude üle. Jeesus vaigistab tormi, käib vee peal, teeb vee veiniks ja nii edasi. Paljundab 5 leiba ja 2 kala. Ka see söötmisime on tegelikult nagu loodusjõuime. Et 4 tüüpi on siis Jeesuse imeteod evangeeliumides. Ja nüüd arvestades evangeeliumide üldist mahtu, siis kõige rohkem Jeesuse imesid on talletatud Markuse evangeeliumis. See on hea meelde jätta. Jälle see lõvi. Ja Markuses on üks huvitav sõna eutos, kohe. Kui te loete Markuse evangeeliumi, siis ja kohe Jeesus läks. Et mõned ütlevad, et see on lihtsalt selline kirjanduslik võte, et evangelist on kirjutanud, et Jeesus oli seal ja siis ta läks kohe sinna. Aga kui me loeme seda sellises vaimulikus tunnetuses, me mõistame, et seal on veel midagi enamat all, et see ei ole lihtsalt tühipaljas kirjanduslik võte, vaid seal midagi sünnib. Et Jeesus on õpetanud sünagoogis ja kohe ta läks. Ja seal oli Peetruse ämm, kes oli maas palavikus ja Jeesus sõitles seda palavikku ja tegi ta terveks. Ta oli õpetanud terve päeva ja siis olid seal haiged ja need toodi sinna Peetruse maja juurde, seal olid halvatud ja kõiksugused haiged ja tegi nad tõvedes terveks. Kogu öö läbi toimus tervendusteenistus. Me ei kujuta seda ette, kui Oleviste koguduses oleks kella 10 kella 6 haiged ratastoolides ja kui Jumala vägi niimoodi langeb, nagu oli ärkamise ajal siin, Ehvate ärkamise ajal, kus paljud kargud jäeti maha ja inimesed said terveks, tuldi kaugelt Venemaalt ja nagu sellised piibellikud imed, inimesed said nägijaks, pimedad said nägijaks ja vaat sellised asjad toimusid. Sellised asjad toimusid seal Kapernauma sünagoogi lähedal, Peetruse maja juures ja need olid võimsad asjad, mis toimusid. Nii et Markuse evangeeliumis on see kohe, mulle see nii meeldib. Et võib-olla see ei ole Markuse evangeeliumi veel kunagi lugenud, siis hakka seda kohe lugema ja soovituseks on ka kohe kõrvale selle evangeeliumi kommentaarina Osvald Tärgi Markuse evangeeliumi seletus. See on nii paks raamat, aga seda on hea koos Markusega läbi teha. See võib olla sinu ka üks selline aastane piibli uurimus, et aasta aega uurid Markuse evangeeliumit ja uurid kõiki need imetegusid, sest Markuses on neid kõige rohkem. Mis oli Jeesuse imetegude sügavaim mõte? Miks Jeesus tegi imesid? Esiteks, Jeesuse imede tunnustähtedel oli väga tihe seos tema õpetusega, millest me juba ka rääkisime. Imed pidid kinnitama Jeesuse õpetust sisuliselt. Ma toon näite. Kui Jeesus ütleb enda kohta, et tema on maailma valgus, Johannese evangeeliumi 8.1, siis sellel järgneb pikk poleemika, kus juudid vaidlevad, et millest sa räägid, kes sa siuke oled ja nii edasi. Nad panevad kõik nagu selle Jeesuse õpetuse kahtluse alla. Kuidas sa räägid, kes sa selline oled? Mis maailma valgus sa oled? Kuid selles samas peatükis
või tähendab sellele järgnevas, me vaatame Johannese evangeelium 9. peatükk, salmid 1-41, mida Jeesus teeb. Ta räägib, et ma olen maailma valgus ja mida ta siis teeb? Ta teeb pimeda nägijaks. Aamen. Ja Jeesus näitab imedega praktiliselt, et tema ongi see, keda prohvetid ette kuulutasid. Tema ongi maailma lunastaja. Jeesus ongi see, keda on kuulutatud ja oodatud. Ja nüüd tema loodusimed, viigipuu ärakuivamine, vee peal käimine, tormi vaigistamine, olid kõik selles tähenduses, et kinnitada Jeesuse rolli maailma loojana. Ta on maailma looja. Kõik allub temale. Jeesus õpetab endast kui loojast. Kui Jeesus õpetab endast kui heast karjasest, kes annab oma elu lammaste eest Johannese evangeeliumi 10. peatükis ja endast kui Jumalast, ta ütleb, et mina ja isa oleme üks, siis tema õpetusele, mis järgneb? Laatsaruse surnust üles äratamine. Johannes 11. Tähendab, mitte miski ei tõesta Jeesuse jumalikkust paremini kui 4 päeva hauas olnud surnu üles äratamine. Kui Jeesus läks Laatsaruse haua juurde, siis talle öeldi, et õpetaja, ta juba lehkab. Ta on 4 päeva olnud juba hauas. Ja kes on Iisraelis käinud, te teate, seal on suur kuumus suvel, 40 kraadi palavust. Ja kõik, kes surevad, maetakse kohe samal päeval. See on idamaa tava. Ei ole nii, et nagu meil, et surnu ootab 7 päeva külmkambris, surnu kuuris ja siis lähme matma. Me oleme väga pika vinnaga. Meie põhjarahvaste matmiskombed on väga pika vinnaga. Aga seal lõunamaades ja Iisraelis ei ole nii. Inimene sureb sama päeva õhtul või järgmine päev hiljemalt juba maetakse ära. Ja Laatsarus oli surnud, ta maeti kohe, ta oli 4 päeva hauas olnud ja Jeesusele öeldi, et ta juba lehkab. Ta juba lehkab. Laibahais. Ei ole mingit lootust. Aga Jeesus äratab Laatsarus üles. Ja me näeme, et 11. peatüki siis lõpus koguneb juutide oma valitsus, Süneedriumi liikmed, ja nad langetavad otsuse, et Jeesus tuleb tappa. Jeesus tuleb tappa. Kuid Jeesus tegi ka nii, et ka tema õpetus järgnes tema imeteole. Pärast seda, kui Jeesus toidab 5000 meest, ta räägib endast kui elu leivast ja õpetab oma kannatamisest ja surmast. Ta annab oma ihu ja vere kogu maailma elu eest. Tähendab, ta teeb kõigepealt ime, kus ta toidab need 5000 meest, nende naised ja lapsed, ligi 10 000 või 14 000 inimest, sest see 5000 on öeldud, need olid 5000 meest, aga nendega olid ka nende pered. See oli suur hulk rahvast ja ta toidab nad ja seejärel ta õpetab, aga et ma tegin teile ime, aga ma annan oma elu teie eest ja minu elu, minu liha, minu veri, ma olen elu leib. Et õpetus järgneb nagu sellele imele. Et ka seda pidi on evangeeliumis. Ja nüüd me näeme, et siin on nagu see ajaline järgnevus. Et Jeesuse imede ja õpetuse vahel on alati loogiline seos. Teine motiiv Jeesus imetegudeks on tema halastus, sügav kaastundmus ja armastus kannatavate inimeste vastu. Seal olid haiged, kurjadest vaimudest vaevatud, näljased, vaesed, kuradi poolt rõhutud inimesed. Ja ka enne 5000 mehe söötmist vaatas Jeesus rahva peale ja tundis sügavat kaastunnet, et neil ei ole karjast, kes neist tõeliselt hooliks. Markuse evangeeliumi 6. peatükk 34. salm. Kui Jeesus jõudis oma sõbra Laatsaruse haua juurde, siis ta nuttis. Lühim piibli salm Jeesuse kohta ongi Jeesus nuttis. Kas see pole kõnekas? Kas ei räägi meile midagi Jumala poja südamest iga kaduva inimese suhtes? Kolmandaks, Jeesus imede eesmärgiks oli kinnitada inimeste usku temasse. Et iga inimene, ka sina ja mina, vajame usu kinnitust.
Kuidas nüüd Jumal meie usku kinnitab, on väga individuaalne. Mõnele on vaja saata ingel. Keegi vajab tervendavat puudutust. Keegi vajab sellist taevast tarkust, nõuannet. Veritõbine naine tervenes Jeesuse 6 palistuse puudutamisest. Ta oli 12 aastat olnud veritõves, ta oli kogu oma raha ära kulutanud arstide peale, ta ei olnud kusagilt abi saanud ja siis oli tema viimane lootus sellest rahvamassist läbi pressida. Ja ma kujutan ette, kuidas ta sealt rahvamassist pressis läbi selline naisterahvas sealt meeste summast, juudi meeste vahelt, apostlite vahelt sealt läbi suruda ja jõuda niimoodi, et ta puudutas selle ära. Ta sai selle kätte, tal ei olnud see lihtne sealt läbi pressida sellest rahvamassist, aga ta sai Jeesuse kuube puudutada. Ja siis sellest hetkest, kui ta puudutas Jeesuse kuube, tundis ta, kuidas tema vereläte, tema emakas, naise kõige õrnemas kohas kuivas. Verejooks lakkas. Jumal tegi ta terveks. Jeesus tundis, et vägi lähtus tast. Vägi läks välja, keegi puudutas mind. Peetrus ütles, et palju inimesi on su ümber, kõik puudutavad sind. Aga Jeesus ütles, et ma tundsin, et vägi väljus minust. Ja siis see naine nägi, et ta ei saa varjule jääda, ütles, et andis ennast üles. Ja Jeesus ütles, et naine, su usk on sind päästnud. Halleluuja. Võib-olla, et ka sina täna oma raskes haiguses me võime vaimus puudutada praegu Jeesuse kuube. Püha vaimu läbi võid sa puudutada Jeesuse kuube ja saada terveks, sest püha vaim on täna siin. Halleluuja. Me kõik vajame kinnitavat usku. Jeesus imed on osa meie palve vastustest. Nii nagu ta ütles naisele, mine, sinu usk on sind päästnud, tahab ta öelda ka täna sulle ja mulle. Ja sulle ja sulle ja sulle. Teise maailmasõja päevil juhtus Petseri linnas selline lugu. Oli vaene aeg, paljudes kodudes oli toiduga väga kitsas, söödi isegi kartulikoori, kui oli jahukörti. Liha polnud paljudel lauale panna, magusast rääkimata. Suhkrut polnud paljud kaua aega näinud. Hakkajamad perenaised keetsid peedis siirupit, et laste magusa vajadus oleks kaetud raskelt sõja ajal. Ühes usklikus peres palus üks väike 2-3-aastane tüdruk söögipalve. Pani käed kokku ja palus, Jumal, saada täna mulle meesaia. Saada mulle täna meesaia. Selle väikese tüdruku ema, kes oli ka tõsiusklik naine, mõtles, no mis asja küll see laps nüüd palus? Kus see meesai küll nii vaesel sõja ajal peaks tulema meie lauale? Läks pisut aega, võib-olla kõige rohkem pool tundi. Koputus uksele. Ukse taga seisis üks usklik koguduse liige, kes oli tulnud maalt linna. Sellel naisel oli käekotis kaasa tehtud meesaiad. Kuna ta ei jõudnud kõik üksi ära süüa, jäi tal neid üle. Ja äkki tuli talle ootamatult mõte. Vii need meesaiad Rätsep Kulli pere lastele. Rätsep Kull oli koguduse pastori Karjan Petseri linnas. Minu abikaasa, vanaisa. See tõesti sündinud lugu on pärit minu abikaasa vanaminge Saviku mälestuste raamatust ja seda müüdi Koleviste koguduse raamatuletis ja selles raamatus on veel palju usuimesid. Et Jumal kuuleb ka väikeste laste palveid raskel nälja ajal. Saada mulle meesai. Alles hiljuti lakkas meie pereauto soojapuhur töötamast. Ventilaatori laagrid tegid kriginat, kõik ragises ja kriiksus. Noortejuht Madis Kivisild, kellega me koos minu autos nõu pidasime, oli selle tunnistajaks. Olime arutamas noortetöö plaane ja mõtteid.
Ka Madis kuulis ja võis kinnitada, et minu autopuhur tõesti enam ei töötanud. Isegi kärsahaisu oli tunda. Ma õhkasin mõttes Jumala poole, et see ventilaator saaks kuidagi korda. Läksin koju, helistasin juba, uurisin, kus ma saaks selle uue varuosa. Ja ma nimetasin ka seda abikaasale, et meie auto soojapuhur Chrysleris ei tööta, see tuleb välja vahetada. Ja me tundsime jälle sellist koormat, et jälle tuleb autot viia remonti ja pere väljaminekud on niigi suured ja see veel otsa. Kui ma läksin veerand tunni pärast lastele järgi, ma olin vahepeal lihtsalt Jumala poole õhanud, et Jumal aita, et see saaks kuidagi lahendatud. Ja ma läksin siis veerand tunni pärast lastele järgi, et tuua Johannes koolist ja Naomi muusikakoolist koju. Ma ei suutnud uskuda, mida Jumal oli teinud. See puhur töötas laitmatult, töötab tänaseni, nagu poleks mitte midagi juhtunud. Mul on olnud palju vanu autosid, millega meie pere on sõitnud. 2 Audit, 3 Volvot, 1 Subaru, Nissan, Citroen ja Chrysler. Ma võin kinnitada, et mitte ühelgi neist autodest ei ole soojapuhur ise korda läinud. Kui see mähis on läbi või mingid sööharjad või ma ei tea, mis iganes seal, siis see puhur lihtsalt ei tööta. Ta jääb kärsahaisu, võib-olla seal kõrgetel alguses ta hakkab madalatel pööretel töötama, siis kõrgetel veel töötab, aga lõpuks ta ütleb täiesti üles. Ta ei hakka ise tööle, ta ei parane ise ära. See on Jumala ime. Ja ma võiks öelda, et sellised ja sellised ja neid on nii palju, sellised Jumala imesid ka minu elus, mis on minu usku kinnitanud. 4. Jeesus ei taotlenud mitte ühegi imega sensatsiooni himu ega teeninud kasumit. Jeesuse imetegude motivatsiooniks ei olnud vajadus kuulsuse järele ega raha koguda inimeste käest. Olid küll inimesed, kes me näeme ka Luuke evangeeliumi järgi Jeesust toetasid. Seal olid mõned jõukamad naised ja nad annetasid. No see on teine asi, kui inimesed tahavad vabatahtlikult Jumala riigi töö jaoks annetada. See on ka meie koguduses ja kirikuelus nõnda. Ja ka Jeesuse õpetajatööd toetati. Kord 19. sajandi lõpukümnendil juhtus, et Peterburis otsustasid usklikud, et nad teevad ridalavendadele tiivad. Teate, mis need tiivad olid, mis ridalavendadele tehti? Ma mõtlesin juba, et milline on meie usuelu tase. 19. sajandi lõpp, 1890. aastad, Läänemaalt Ridalast läksid usklikud mehed Sankt Peterburgi, et seal evangeeliumi kuulutada. Halleluuja! Ma mõtlesin täna hommikul kodus, et kus tasemel minu usk on? Ridala vennad läksid ja kuulutasid Peterburis evangeeliumi. Juba see fakt iseenesest paneb nagu ma usku läbi katsuma ja mõtlema, et kas ma pole leigeks jäänud. Et selline armastus ja selline tuline igatsus vii evangeelium Peterburis elavatele eestlastele. Ja kui nad olid siis seal mitu päeva evangeeliumi kuulutanud ja inimesed said päästetud ja said terveks, suured imed juhtusid seal, siis kogudus otsustas teha vendadele tiivad. Ja see tiivad tähendas seda, et ringi saadeti üks karp ja see oli korjandus ja sinna siis pandi nii-öelda toetusraha, et vennad saaksid koju tagasi sõita, saaks rongipiletid osta. Ja kui rongipileti rahast veel midagi üle jääb, et siis saaks ka oma peret ja naisi ja lapsi, kes neid ootasid, neid õnnistada. Et see on piibli kohane. Aga piiblis on ka näited selle kohta, et ka annetuste ja kingituste vastuvõtmisest võib Jumala mees ja Jumala naine ka keelduda. Kui Süüria väepealik pakkus prohvet Elisale oma tervenemise eest kingitusi ja raha, siis prohvet otsustavalt keeldus sellest. Ja me näeme ka, et prohveti jüngril Gehasil tekkis rahaahnus ja ta läks sellele väepealikule järele. Ja ta valetas Elisa nimel, et sinna on tulnud uusi inimesi ja neil on vaja toetust ja
ja raha ja riideid ja ta sai need. Aga koos sellega sai ta ka endale Naabali pidalitõve. Ja Elisa ütles, et Naamani Süüria väepealiku pidalitõvi on nüüd igavesti sinu soo peal. Piibel ütleb, et rahaahnus on kurja juur ja raha ihaldades on paljud ära eksinud usust. 1. Timoteuse 6:10. Ja nii hoiatab Jumala sõna ja Jeesuse enda eeskuju on meile julgustuseks, et Jumala imesid ei saa osta raha eest. Nõid Siimon nägi, et apostlite peal oli püha vaimu vägi ja nende läbi sündisid Jumala imed. Ta tahtis ka endale seda raha eest osta. Peetrus noomis teda, ta ütles, hävigu su hõbe koos sinuga, et sa arvad Jumala andi saavat raha eest. Apostlite teod 8:20-21. Paneme siin tähele, sellest hetkest, kui meie usklikena vahetame Jumala imed raha vastu, me tegelikult kaotame selle õnnistuse osa ja selle pärandi, mis Jumala sõnas endas on meie jaoks varjule pandud. Sellest hetkest, kui me vahetame raha vastu Jumala imed, me kaotame selle osa ja selle pärandi, mis Jumala sõnas on sinu ja minu jaoks varjule pandud. Mõtle sellele. Kahjuks on kurb seda näha, kui paljud evangeeliumi kuulutajad ja jutlustajad ka tänapäeva maailmas on läinud rahaahnuse õnge. On oma hinge, ma võiks öelda, kuradile müünud. Alati on võimalik meelt parandada ja tagasi pöörduda. Nad ostavad aina kallimaid villasid, kus elada, koguvad kulda ja hõbedat, püüavad üksteist üle trumbata eralennukitega ja jahtlaevadega. On isegi koostatud miljonäridest edukate pastorite edetabel. Armsad sõbrad, taevas sellist edetabelit ei tunne. Põrgu aga tunneb küll. Jeesus Kristus ei võtnud kunagi raha, mitte ühegi ime, tervendamise ega tunnustähe eest. Vastupidi, Piibel ütleb, et ta loobus oma jumalikust olust, saades inimeseks, võttis sulase näo, oli meie keskel otse kui see, kes teenib ja annab oma hinge lunaks paljude eest. Jeesus maksis küll väga kallist hinda, aga mitte eralennuki eest, vaid meie hingede päästeks, aga oma enda ihu ja verega. Ja olgu see ka meie kõrgem ideaal ja eeskuju. 5. Jeesuse imede eesmärgiks ei olnud olemasolevat maailmakorda ära muuta. Kurjast vaimust vaevatud mehele, kelle ta vabaks tegi, ta ütles, mine koju ja räägi, mis suuri asju issand on sulle teinud, kuidas ta on sinu peale halastanud. Kui Jeesus tegi imeteo, vabastas kedagi, siis ta tahtis, et see inimene pöörduks tagasi muudetuna, aga oma normaalse elu juurde. 5000 mehe söötmine ei tähendanud seda, et need 5000 meest ei oleks pidanud enam päevagi tööd tegema, et ainult toit jookseb meil ette. Jeesus katab ju meile laua, kõik tuleb ju nii lihtsalt. Ei, nad pidid minema ja tegema oma igapäevast tööd ja toitma oma peresid, aga nüüd nad teadsid, et nende eludel on palju sügavam tähendus ja mõte, et on olemas Jumal, kes päriselt hoolib oma rahvast ja on olemas kuningate kuningas, tõeline Messia ja Kristus. Jeesus imede eesmärk oli näidata, et ka see olemasolev maailmakord on Jumala loodud. Ehkki pattu langemise läbi rikutud, vajab see ikkagi Jumala abi, sekkumist ja parandamist üleloomulikul teel. Seetõttu ei ole mõistlik ega tark teaduslikku maailmavaadet ja usulist maailmavaadet omavahel vastandada, üksteise vastu kuidagi välja mängida. Me peame alati meeles pidama seda, et kuigi teadus on palju saavutanud, siis ometi teadus alles avastab Jumala loodud maailma. Teadus alles avastab inimese aju. Väga paljude nähtuste kohta pole teadusel endiselt vastuseid. Aga Jumalal, armsad sõbrad,
on olemas kõik vastused. Jeesusel on olemas kõik vastused, sest tema on kõige looja. Ja 6. Jeesus tegi imesid sellepärast, et tühistada kuradi teod ja parandada kuradi poolt rõhutud inimesed. See ei ole üldse mitte vähetähtis. Ka meie ühiskonnas on palju inimesi, kes kannatavad depressiooni all, on rõhutud, aga keda vaevavad ka kurjad vaimud. See on meie aja ja oli ka Piibli aja reaalsus. Ja see aspekt ilmneb eriti nendel juhtudel, kus Jeesus ajab inimestest välja inimkehasse elama asunud deemonid. Jeesuse otsesed kokkupuuted kurjade vaimudega evangeeliumides avavad meile pildi vaimumaailma reaalsusest. Jeesus ajab välja kurjad vaimud, vabastab õnnetud ohvrid ja tühistab kuradi mõjuvõimu ja meelevalla nende inimeste eludes. 1. Johannese kirjas 3. peatükis 8. salmis ütleb evangelist Johannes: selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Apostlite tegude raamatust leiame apostel Peetruse jutluse, kus ta ütles: Jeesus Natsaretis, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Apostlite 10:38. Kokkuvõttes imed ja tunnustähed järgivad neid, kes usuvad, on öeldud ka Markuse evangeeliumi 16. peatükis 17. salmis. Jeesus ise on öelnud, et minu nimel nad ajavad välja kurje vaime, räägivad uusi keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid ning kui nad jooksid midagi surmavat, ei kahjustaks see neid. Haiged, kellele panevad peale oma käed, saavad terveks. Jeesus imeteod on inspireerinud mitte ainult kristlasi rohkem uskuma ja palvetama, vaid need imeteod inspireerivad evangeeliumi kaudu jätkuvalt kogu inimkonda ja seda Kristuse taas tulekuni. Jeesus imed on inspireerinud maailmakirjandust, rahvaid, kultuure. Jeesus imed on inspireerinud kujutavat kunsti. Kõik maailma hinnatumad maalid ja kunstiteosed on seotud usuga ja sageli Jeesuse imedega. Armeenia päritolu Hovhannes Aivazjan, kes võttis Itaalias viibides endale venepärasema nime Ivan Aivasovski. Maailmakuulus meremaalija on kahtlemata ka üks minu lemmikkunstnikke. Ta on maalinud Jeesuse vee peal kõndimisest koguni 2 maali, 2 korda Jeesuse vee peal kõndimist. Need on ülivõimsad meremaalid. Kui sa neid maale vaatad, tõusevad ihukarvad püsti. Kui suure aukartusega ja imetlusega on kunstnik andnud edasi Kristuse jumaliku väe ja kuningliku kõrguse. Kui vaatad seda maali, siis ei saa kuidagi lahti tundest, et see isik, kes kõnnib vee peal, ongi Jumal, looja, universumi valitseja. Ta ongi see, kes pidi tulema. Ta ongi see, kes oli, kes on ja kes tuleb. Minu armastatud lemmikkunstnik Rembrandt van Rijn maalis 1633. aastal maali Torm Galileal. See hinnaline šedööver varastati 18. märtsi hommikul 1990. aastal Isabella Stewart Gardneri muuseumist. Ja see maal on siiani leidmata. Seda peetakse siiani USA ajaloo suurimaks kunstivarguseks. 2 politseinikuks riietatud röövlit sisenesid lavastatud häiresireeni peale muuseumi. Sidusid seejärel kinni muuseumi valvurid ja viisid minema 13 maailmakuulsat maali. Torm Galileal oli üks nende hulgast. Mu abikaasa Hanna ütles nii toredasti, et keegi ilmselt oma kodus vaatab kusagil seda ja naudib kamina tulevalgel. Aga ma olen mõelnud ise, et kui see varastatud maali omanik, kelle kätte see maal on sattunud, näeks sellel maalil Kristust ja usuks temasse, ta saaks kohe päästetud
ja kõik oma patud andeks. Rembrandt maalis Jeesuse paadipäras magamas ja ärkamas keset tormi. Ja keset seda tormi õudu ja pimedust on Kristusest kiirgav valgus valgustamas seda kõige pilkamat pimedust. Pimedust, mis on igas inimeses, kes elab ilma Jumalata. Me oleme täna vaadelnud Jeesuse õpetust ja tema imetegusid, nii palju kui aeg on meil seda võimaldanud, ehk pisut pikemalt ja põhjalikumalt, kui ühe õhtu sisse võiks mahtuda, aga ma loodan, et see tuleb meile kasuks, kui me vahel millessegi ka süvitsi sisse läheme. Jeesuse õpetus ja imed on seda väärt. Jeesus tuli sellesse maailma, et igaüks, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ta tuli otsima ja päästma kadunut. Sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, nagu isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Sõna sai lihaks. Aamen.